Täpselt nädal aega tagasi kargas mulle pähe selline idee, et teha endale nädalaks ajaks challenge'eid. Seega ma võtsin paberi, lõikasin endale lipikud välja ja hakkasin endale challenge'eid kirjutama. Nautige seda nädalat, kus mul oli iga päev freaking challenge teha. Ma just ärkasin, käisin pesus ja teeme nüüd selle esimese loosi ära. Siin on 2 seda, ma raputan need läbi, et kõik oleks segamini. Oota igaks juhuks, segan läbi ka. No nii. Mütsid ei taha kuidagi püsida. No nii, davai. Teeb see esimese loosi ära, ma olen nii excited. Davai, esimesena võtan värvi. Võtame selle. Vaatame, mis tuli. Must! No way! Ma millegi pärast arvasin, et esimesena tuleb must. Esimesena tuli must värv. Nii et täna ma kannan ainult musta. Nii, ja nüüd 3 tegevust. Võtame siis selle. Vaatame mis. Puhasta oma keyboard. Siis ma pean ta täiesti lahti võtma. Täiesti pekis. No nii. Järgmine. Tee TikTok. No way. No nii. Ja viimane. Söö riietuse värvi. What the fuck, mida ma musta söön? Ma ei mõelnud üldse sellele. Mida helli ma musta söön? Ma ei söö lagritsat. Lagrits on ju põhimõtteliselt ainuke asi, mis on musta värvi. Täiesti pekkis, ma pean hakkama mõtlema. Bro, sest et sa seda niisama ju ei tee. Oh my god, ma filmisin põhimõtteliselt keskpäeval, kui ma ärkasin 12 paiku. Filmisin selle intro, kus ma panin endale, kus ma loosisin endale need lipikud, ja ma panin endale nagu näha musta outfiti selga. Aga ma ei filminud terve päeva midagi, ma reaalselt tegin terve päeva muusikat, ma tegin enda praktilist tööd. Elu on mäng mixtape, coming soon. Kiire teadaanne siia vahele, kui sa oled siiamaani jõudnud, siis mine vaata mu muusikakanalile Steve. Seal tuli just uus lugu välja nimega Vastasrindel, sellel on ka muusikavideo. Mine like'i, subscribe'i sellele kanalile, kui sa veel ei ole subscribe'inud. Share'i seda oma lähedastele ja jaga mulle ka oma feedbacki, mida sa arvad sellest loost. See on üks lugu Elu on mäng mixtape'ilt. Ja see on ka SoundCloudis üleval, seega go stream'id. Vahel tõesti olen kukkunud oma muredesse sügavale uppunud. Esiteks me teeme keyboardi puhtaks. Mul on 60% iBoxi mingi suhteliselt odav mehaaniline keyboard. No nii, ja selle all ma mõtlesin seda, et võtta kõik need nupud ära, et saaks tolmust puhastada. Ja ma teen enne pildi ka, sest et ma ei tea täpselt, kus kohas mingi nupp asub, kui pärast peab tagasi panema. Nii, ja ega seal polegi midagi. Hakkame lihtsalt tuimalt ära võtma neid. See on nii tüütu. Ma mäletan, et kui ma eelmine kord ära võtsin neid, siis oli see, et mul hakkas vist sõrmest verd jooksma või kui ma tagasi panin, ma ei mäleta. Üks nendest oli, et mul hakkas sõrm oli lihtsalt täiesti sodi. Oh my god, see on ikka päris must. Yes! Üks 3 tehtud. Üks tegudest oli selline, et söö midagi sellist, mis värvi riietusse kannad ja ma pean midagi musta sööma. Ja ma spetsiaalselt lasin siis emal osta endale musta leiba. Kell on praegu 12. Mis asja, jälle ma filmin öösel. Igatahes ma siis söön midagi must. Mul on nagu nii kõht veits tühi. Võtame 2 viilu ja paneme rösterisse. Ma mäletan väiksena, kui meil oli musta leiba ja võid, siis ma tegin kogu aeg niimoodi, et must leib, võid ja panin sibulad, saad aru, reaalselt see oli nii hea. Hilisõhtune söömine Ralfiga. Mis toimub? Üks niisama ja üks ilma. Ei, mõlemal läheb. I like cheese, man. So clearly mul on 2 tegu 3 tehtud. Mul on riidavärvi toit söödud ja mul on klaviatuur puhastatud. Aga nüüd mul on veel teha TikTok. Mida helli ma teen? Kõige raskem, kõige viimaseks täiesti pekkis. Ma ostsin Switchile uue puldi ka. Sükse Zelda puldi. See on küll juhtmega mängitav ainult. Süke plastmassist odav pult. Aga goddamn see disain. Ja see on nagu suhteliselt mugav käes ka ja nii. Mis tuletab mulle meelde, et ma ei ole jõudnud üldse viimasele Breath of the Wildi mängida, sest et
see mixtape lihtsalt. Kuna ma olen viimasel ajal ülipalju Kanye Westi kuulanud, siis ma teen sellega seoses ühe TikToki ka. Okei, see TikTok, see on mega lihtne. Hey, good morning, Kanye. Shut the fuck up. Okei, see tuli ülihalb, see tuli reaalselt ülihalb. Aga kippu panen selle TikToki üles. Nonii, järgmine hommik, seega järgmine loos. Nonii, täna, mis värv meil tuleb? Palun ära, ole punane. Valge. Oh my god, valge, täiesti pekkis. Okei, nii, ja 3 tegevust. Okei. Loe raamatut 1 tund. Okei, seda ma jõuan õhtul teha. Õpetus, kuidas teha räpilaul Minecraftist. Fuck me! Okei, ja nüüd palun tule midagi lihtsalt ka. Tünga kõne krauletab Taisklani kohta. What the fuck? Okei, ma ei saanud paremat teha. Valged sokid, helehallid püksid ja valge särk. Jesus Christ, no pun intended. Ma ei hakka valetama. Mingi rets jumala tunne praegu. Ma pean tünga kõne tegema, õpetusega tõsta lugu, raamatut lugema. Ja ma just lähen väljasõidule. Täiesti pekkis. Okei, mul täiesti valgeid riideid ei olnud välja minekuks, aga ma olen suhteliselt heledalt. Mul on beige jope, hallid püksid ja valged tossud seega. Many hours later. Holy smokes, täna oli hella teguspäev. Ma käisin seal kuskil Juminda kandis Ketliga koos, Ketli perega. Käisime freaking kuskil torni juures nii. Ja me kõndisime üle mingi 12 000 sammu, ma olen reaalselt väsinud. Mina ja mu homie Markus tegime siukse gaming clan'i nagu Dice Clan, kuhu me postitame siis üldiselt Call of Duty ja Fortnite'i. Jah, minge subscribe'igi seda kanalit. Igatahes ma helistan talle, ma teen tünga kõne talle ja ma räägin, ma pean midagi sellest Dice Clan'ist rääkima. Siis on nagu reaalne teema, mida ma arutaksin temaga. Yeah. Joo. Joo. Kuule, sul on aega rääkida või? Jah. Okei, oota, esiteks thanks, et sa mulle need vokaalid saatsid, see... No igatahes jah. Ma tahtsin seda öelda, et saad aru, vaata, mul on täiega kirjutatud, no mu reaalsesse Instagrami täiega kirjutatud, et mingi, et kuule, saab Dice Clan'i ja värki-särki, on ju. Ja siis, noh, ma olen ise ka vaadanud ringi, et kes võiks tulla, kes ei võiks, on ju, värki-särki ja kes on piisavalt hea ja siis... Saad aru, ma olen nagu ühte tüüpi Eesti YouTube'i maastikul, issand jumal. Olen vaadanud nagu päris kaua, ta teeb YouTube'i videoid ja ta on ülihea Fortnite'is reaalselt. Ja ta kirjutas meile, ta oli mingi, et Dice Clan'i saab. Ja saad aru, ma olin kohe nõus, ma tean, et ta on nagu normaalne vana vaata. Seega, Mäns juba vahetas endal YouTube'is nime ära, ma andsin talle selle Dice Clan'i, ta on reaalselt normaalne, ma andsin talle selle Dice Clan'i Gmaili parooli ja värki-särki. Et ta saab ka sinna kanalile sisse. Okei. Vot, aga kas sa tahad vaadata ta kanalit või midagi? Jaa, sure. Okei, on sul YouTube lahti või? Jaa, on küll. Okei, kirjuta sinna Psych. Okei, Mäns, ma pidin, mul oli, ma teen ühte tegude videot ja Mäns, mul oli tinga kõne sulle lihtsalt. Ei ole kedagi kahjuks veel. Kurat! Okei, kuule toi. Okei. No, davai. No, tšau. Tšau. Oh my god! Bro, ma ei hakka nüüd ütlema, ma tahtsin nii hullult talle öelda mingi, et okei, ava YouTube'is ja kirjuta su ema. Aga ma olin nagu nope. Okei, nüüd teine veidike raskem tegu on õpetus, kuidas teha räpilaul Minecraftist. Oh my god! Okei, alustame siis. Minge YouTube'i, kirjutage, paneme Minecraft hip-hop lofi. Paneme lihtsalt märksõnad sellised. Sest et siis ma leian nagu kindla peale mingi mõnusa biidi. No võtame selle näiteks. Kuulame, kas see on normaalne. Võtsime mingi sellise. Kuulame. Okei, Deep Minecrafti theme song, okei. Arusaadav. YouTube MP3 konverter. Konverdime, downloadime. Nii. Avame. See on siuke kurb beat. No nii. Okei. See on siuke raulik.
võtame notepad'i lahti ja hakkame kirjutama. Rahulikult, noh. Ma sain lüürika kirjutatud nüüd. Kõik sõnad on siin. Kogu lugu on valmis. Seega kirjutage lihtsalt sõnad valmis. Seda, mida tunnete. Ja salvestage ära. Ja ongi kõik, noh. Kuid kus sai ehitada minu Minecrafti saarel? Okei. See freaking lugu on valmis. Ma lasin teile ka seda, aga nagu mida helli, ma kulutasin just mingi pool tundi või tund aega sellele. Why? Jah, ma tegin just Minecraftis loo. Väiksest peale olnud sinuga ma koos. Parim kõikidest ja oled ilus nagu roos. Olin noor, nüüd olen vanem, olles suga olen parem. Minecraft, mu lemmik ja mu hinge pale. No nii, uus päev, ehk siis uus challenge. Ma lugesin eile umbes 40 lehte raamatut. Ma loen sellist raamatut nagu Alkeemik. Teeme siis uue doosi. Mis värvi ma täna kannan? Roheline. Ma kannan rohelist. Olgu nii. Ja 3 tegu. Vaatame. Konna asendis kätel seis 1 minut. Täiesti vekkis. Okei. Lahenda Rubiku kuubik 2 minutiga. Võid kasutada abi. Bra. Ma ei tee seda raudselt ära. Nii, ja viimane. Vaata Pulp Fictionit. No, ei, ma eile mõtlesin, et mul tuleb raudselt see. Mida helli? Clearly, kui ma kirjutasin, et kand rohelisi riideid, siis ma obviously mõtlesin jopele ja pükstele, sest et mul on reaalselt ainult kamopüksid. Ja roheline jope. Roheline bomber, nii et that's the best I can do. Pelasin just homidega Forti, täiesti haige. Täiesti haige, mis pelad meil tulid. Aga ma hakkan siis Pulp Fictionit vaatama. Polegi ammu näinud seda filmi. Teen mingi sibula rõngaid, siin on mingi vibe check on ju. Skidulseid. It's gonna be fun. Yeah boy. Kurat see fokuseeri ära ka. Ja igatahes vaatan seda Pulp Fictionit ja see on siin sibula rõngaid ja skidulseid. Ma nägin seda filmi teist korda oma elus ja see oli palju huvitavam ja nii-öelda selgem mulle seekord kui eelmine kord. Ja väga tore oli vaadata läbi ka seda, aga täiesti haige lihtsalt 2 tundi 58 minutit. Õudne! Okei, so ma pidin 2 minutiga, miinimum 2 minutiga lahendama ära Rubiku kuubiku. Mida ma ei ole mitte kunagi teinud, sest reaalselt nagu ma ei oska isegi peast täiesti lõpuni panna kokku teda. Vaadake seda peasantit. Mans õppis nüüd lõpuks ära, kuidas Rubiku kuubikut lahendada ja you already know. Ja boy tegi selle alla 2 minutiga ära. Easy. Hakkame siis katsetame seda. 3, 2, 1. Juba saab läbi. Täiesti vekkis. Okei, noh, ma jõudsin nii palju valmis. Et ma sain valge kokku ja siis oranži, rohelise, punase, sinise, alumised 2 ja ülevalt, noh, põhimõtteliselt poole peale. So, tegude tegemine jätkub. Ma ei ole mitte kunagi teinud seda minut aega, ma ei tea, kas ma suudan üldse. Okei, davai. Ja nope, maks 30 sekki nägemist. No nii, järgmine hommik, seega järgmine tegu. Valime nüüd värvi, 4 päeva on alles. 4 päeva veel või? Okei, vaatame, mis mul tuli. Beige, see sobib mulle, beige on hea. Nii, ja 3 tegu. Stream! Oh no, ma pean streamima täna. Okei. Rassi tegu, vaatab Breaking Badi episood. Okei, õpetaja helistab mulle. Nii, challenge, drooniga naabri delivery valisemis. Oh no, okei, tšau Ketli. Obviously teha, et ma olen terve päeva jälle mööda lasknud. Mitte niisama, ma tegelesin oma praktilise tööga. Ja nüüd on tegude aeg. Esimeseks teoks ma võtan, ma streamin hiljem, Breaking Badi vaatan hiljem, seega drooniga naabri delivery. Mul pann kooki. Kuidas ma kinnitan drooni külge midagi? Sest kui ma panen kilekotiga näiteks, ma saan kilekotiga panna, aga siis ma ei saa ju maandada. Katsetame, kas see töötab. Oi, kurat. Jäigi kinni. See läks totaalselt pekki.
Oh no, reaalselt ma värisen. See võttis niimoodi tuule alla. Mitte midagi juhtunud, ju siis ta lendas nii rahulikult alla. Aga oh my god, süda jäi seisma reaalselt. Oh my god, kui kottpime. Tegeleb siin oma elu on mäng. Tuleb välja varsti. Oh my god, see oli kringel. Gotta support my boyfriend. Okei, me pidime striimima, seega broadcast gameplay. What up, me just lõpetasime striimimise. It was fun, me saime reaalselt 800 suubi täis, 806 on praegu. Ja ma panen striimi, see on public. 53 laiki saime striimile. Mängisime koos fännidega, väga tore oli. Jaa. Juba! Ja oota, mis see oli? See 50 laiki. Homme striimib Ralf jälle. Ja, sest et ma ütlesin, et 50 laiki ja siis striimin uuesti ja siis... Vau, 50 sai täis. Ja siis 1000 kommentaari tuli ka täis. Jah, Aga 1000 kommentaari on täis äige. Jaal, ma vaatan esimest korda Breaking Badi. Breaking Bad, season 1, episood 1, let's get it. Okei, seekord filmib Ketli. Kuidas ma võtan selle? 3 värvi on üle. Sinine, hall ja punane. Vaatame, mis ma täna saan. Kett ütles, et ma saan sinine, ma ütlesin, ma saan punane. Kuidas ma valge sain? Kas ma kirjutasin topet valge või? Sest mul üks päev oli valge. Äkki sa panid tagasi selle valge sinna? Ei pannud, siin on 2 tükki veel. No, ma mõtlesin halli. Esimene tegu. Filmi Gaming Channel video. Ja me just teile rääkisime striimis sellest. Nice. Õpi ära Revolver ja Revolver Cup Kendamaga. Ma vaatasin mingi Kendamad ikka täiesti võkkis, Näh? Ja viimane tegu. Jagad vanad pilti Instagrami stories. Ma filmin hallipäeva, teist päeva. Eile oli mingi väga-väga tegus päev, et ma magasin päris pikalt. Ja siis ma tegin seda podcasti. Ma käisin oma sõbra, kes samuti tegeleb muusikaga. Me tegime ka koos loo. VK lugematu on all descriptionis, mingi kuulake. Ma käisin tema podcastil ja rääkisime hoopis mingi 2,5 tundi või midagi, et päris pikalt läks. Ja ma ei jõudnud ühtegi tegu teha, ehk siis ma teen täna. Esimene tegu, õpi ära Revolver ja Revolver Cup Kendamaga. See oli halb idee, et see kirja panna. Ma mingi vaatasin, et mis on need Kendama trikid. Ma obviously ei oska Kendamaga mängida eriti. Ma ei oska mitte midagi põhimõtteliselt. Aga see Revolver tundus suhteliselt lihtne. Flikin seda. Okei. Aru saada? Okei, levo. Siis ma püüan ta Big Cupi, on ju. Ehk siis... Okei. Ma teen selle ära. Oh, shit. Oh, kuule, ma ei saa seda keelda. Ma pean saama. Okei. Oh my god! Ma tegin ära, yes! Okei, challenge number 2 täna on see, et postitada vana pilt endast Instagrami storiesse. Ja ma leidsin ühe sellise pildi, kus ma olin ehitanud endale onni ja sippisin siin mingit Coca-Colat, nii et lükkab selle Instagrami storiesse siis. Davai, teeme siis tänase päeva loosi ära. Mis värvi ma kandma pean? Avadjats, punane. Täiesti pekkis. Vaatame, mis tuleb. Mine jooksma 30 minutit ja pese käsitsi musta pesu. See on Ketli poolt tegu. Okei, saab tehtud. Mul viskas kaamera kinni igatahes. Viimane tegu. Joonista pilt endast kui Shrekist. Joonista pilt endast kui Shrekist lohest. Shrekist lohest, mida ma mõtlesin selle all huvitav? What? So, punane outfit, check. Migoran! Oh my god. Ja boy on hella out of shape, Ma käisin jooksmast pool tundi ainult. Ja ma olen läbi. See dress too. Joonistama endast kui Shrekist ja lohest. Okei. Ma pean nüüd natuke loov olema. Oh my god, see näeb väga halb välja. Reaalselt need, kes nagu oskavad joonistada ja näevad seda joonistust. Väga halb. Ma ei saa aru, kes see mõtles üldse sükse asja välja. Siin on mu joonistus. Ma ütleks, et ma olen selle üle kõige uhkem. Näitan piisi on ju nagu alati. Nägu on nagu Shrekil, juuksed on pruunid, nagu mul on ju. Tegin isegi tatoveeringu endale käe peale. Ja ma jätsin kõhu valgeks, sest et
ma ei tea, no mulle tundus, et see sobib ja jalad on ülisuured, sest et mul kunagi olid normid lapatsid jalas. Ketli made me do it, seega pesen oma riideid käsitsi. The next morning. Okei, täna on viimane päev, seega viimane loos. Värviks jääb sinine, olgu nii, ja viimased 3 tegu. Postitab freestyle Instagrami, olgu nii. Avalikusta uus lugu, võib-olla Throwaway SoundCloudi. Okei, 2 tükki muusikaga juba. Ja viimane on sõida tõuks ja postita Instagrami. What? Okei. Karantiini elu läks 0-100 rõvedaks, kui ma käisin eile jooksmas ära ja mul on täna lihtsalt jalad nii valusad. Ei, tegelikult reaalselt nagu, ma ei tea, mis mul juhtus, aga mu põlv on nii valus. Mingi kuulake muud lugu Tõlkes kadunud ja ma teen niimoodi, et kuna ma sain tänaseks 9 teoks minna tõuksi sõitma ja teha video sellest. Ma ei saa seda kahjuks teha, sest ma räägin, mul on jalg nii valus, aga ma teen midagi paremat. So ma juba filmisin ära selle freestyle'i Instagrami, aga ma ei pane seda story'sse, vaid ma panen selle reaalselt täiesti nagu ülesse. Noor loogika, kui matemaatik käes on pedagoogika, metoodikaga roolin tipu poole, mäele koogika ja hoole kannan kogu mikule, kui anna poole, annan kõik oma noole, panen valmis viha enamikule. Uued vaatajad, kes ei tea, ma teen muusikat Steve nime alt, aga ma vaikselt arendan välja sükist nii-öelda alter ego. Ja by the way, ma ei ole ikka veel oma seda klaviatuuri kokku pannud. Okei, sükist asja nagu alter ego ei ole põhimõtteliselt. Saate aru küll, et nii-öelda teine karakter või nii. Igatahes jah, nimeks on Noor loogika ja ma olen ühe laulu sellele juba välja lasknud nimega Mõtted. Ja siis ma sain 9 teoks veel, et lase unreleased lugu välja. Ehk siis see tähendab seda, et ma tahan ühe loo mixtape'ilt lasta, just elumäng mixtape'ilt. Ma lasen tõenäoliselt sükse loo nagu Vastasrindel. Ma lasen selle, ma arvan, täpselt siis välja, kui see video tuleb. Seega, kui sa oled siin ja vaatad seda videot, siis mine muu muusikakanalile, Steve, ja seal on muus lugu Vastasrindel. Mine kuula seda, mine like, mine share oma perele. Ma oleksin reaalselt tõsiselt tänulik, kui te seda teeksite. Ma investeerin nii palju oma aega sellesse, et esiteks teile videoid teha ja teiseks, et nagu pürgida oma unistuste poole, ehk siis teha muusikat. Ja ma võtan seda räppi tõesti tõsiselt. Vahepeal peab loomulikult pulli ka saama, siis mingit näljakat lüürikat panema, aga ma tõesti nagu, ma teen seda muusikat kogu südamega. Ja see lugu Vastasrindel, see on mu kogumikult. Ja see on sükene rahulik, freestyle'i taoline sükene mõnus lugu lihtsalt. Ja kui te veel kuulnud pole ka, siis Tõlkes kadunud, see on ka SoundCloudis ja YouTube'is üleval. Ma seda tõuksi videot ei saa praegu teha, aga ma kütan selle laivi, kui mul jalg parem on for sure. Okei. Video läheb kohe ülesse. 2, 1, üleval. Davai. Vaatame, kes esimene like on, see saab shoutouti. Davai. Okei, nüüd see on üleval. Nüüd see on täiesti üleval. Ja shoutout läheb Regina Keskkülale, kes oli esimene like. Vahel tõesti olen kukkunud oma muredesse sügavale uppunud ja ma tean, et sa tunned seda sama. Selle tõttu tulid ennast ühendama ja me oleme nii erinevad. Tee meid katki, me mõlemad siis veritsema. Selle tõttu ütlen, oleme kõik täpselt samad. Inimkond, vennad, õed, lihtsalt erinevad jamad.